Aga mis me teha saame? Mitte midagi, istume siin, 3 vanameest jutustame, seletame, räägime, me saame asjadest aru, aga edasi. Kui sa seda raisti rahvale räägid, siis viiakse jututeema absoluutselt teise rõhuasetusega, teise punkti, teise kohta. Maailma lõpp tuleb, kliima soojeneb, söös sitikat. Täpselt, me teeme sulle pruusaka praadi. Vot, siis oled sa õige inimene, sa oled õige eestlane. Külmeta. Jaa. Siis ei tule maailma lõpp kohe. Mis sest, et su kondid valutama hakkavad? Keda see huvitab? Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie nüüd juba 13. saadet Eestimaa maskita lood. Oleme siin oma salastuudios jällegi. Meil on siin saates nagu ikka Sven Kivisildnik ja Harri Raudvere. Mina ise olen siis Jaan Atto, Rahvusliku Teataja toimetaja. Ja 13 on kuradi tosin, aga ongi kuratlik teema. Majandusest pidime seekord rääkima, et see asi kipubki nagu meil nagu kuratlikuks kätte minema, et kumb teist tahaks nagu algust teha? Kas Sven võib-olla teeb jutu lahti. Ja? Mina kui kõige majanduskaugem isik, siis ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal võin öelda, et majandusega on halvasti, sellepärast et elekter on läinud kallimaks. Ma saan aru, et firmadele ei kompenseerita ka kuidagi elektrit, et siin eraisikutele on tehtud mingisuguseid sümboolseid soodustusi, aga firmad nagu sulgevad uksi, koondavad. Ja eks hinnatõusu, ma arvan, näeb igaüks ise, seda ei pea siin meie saate nagu põhiteemaks nagu võtmagi. Et ma ikka arvan, et see on raske asi, kui inimesed jäävad tööta. Ja mul on üks sõber, kes töötab tehases ja tal, kui temaga kokku saada, siis temal neil on koondamised. Ta on küll seal nagu, minu arusaamist mööda asendamatu tööjõud, aga tema mõte keerleb ikkagi pidevalt selle nagu nende koondamiste ja asjade ja kas saab mingi uue töö ja et ma ei tahaks sellises olukorras olla, et see on ikkagi väga ränk, et isegi kui sa ei ole otse, sind ei ole veel ära koondatud, aga see väike võimalus, et sind ära koondatakse, on juba väga raske, ma näen. Et ma ei kujuta ette, kui palju inimesi on sellises olukorras praegu. Ma oletan, et päris palju. Ja kindlasti on just nende inimeste jaoks see olukord just selles suhtes halb, et see on umbmäärane tulevik. Sa ei tea, mis toob, kui sul on vastutus, kui sul on kohustused, mida sa pead täitma. Ja see kõik on nagu omavahel seotud ja võib ju ette kujutada, millist stressi need inimesed ju tegelikult põevad. Nende hing ei ole rahul, nad on tegelikult ju päris keerulises olukorras ja võib öelda, et nii mitmedki, keda ma ka tean, on seda hirmu tunnetades, seda pidevat hirmu, selles pidevas hirmus olles on ju tegelikult osa haiged. Nii et see on ääretult masendav teema. Ja ka kui me nüüd vaatame võib-olla natukene laiemalt ja läheme siis nüüd üksikisiku pealt kogu selle majandussüsteemi juurde, siis on ju täiesti selge, et ega see majandus hakkas alla käima just selle koroona tulemusena või tagajärjel ja nüüd, kui need hinnatõusud on sellised, nagu nad on, siis tegelikult jälle ma ütlen tegelikult tuleks vaadata väga tõsiselt selle niinimetatud majandusmudeli peale, kui efektiivselt või kui ratsionaalselt peaks või saaks või tohiks või on üldse võimalik seda siin meie väike riigis kasutada. Ma olen kogu aeg öelnud niimoodi, et Eesti majanduse jaoks peaks olema välja olnud töötatud eraldi süsteem. Sest me oleme kuulnud nii, nagu meie juhtpoliitikad on läbi aegade öelnud, et me peame nüüd rakendama mingisugust mudelit, kas me läheme Põhjamaade mudeli kallale või teiste mudeli kallale. Ja me tahame olla kogu aeg oma majandusmudelis kellegi moodi, aga küsime siis jälle nii pragmaatiliselt, et kui meie tahame olla kellegi moodi, kes on sellel ajal siis meie moodi ja me ei ole iseenda Eesti jaoks välja töötanudki ligilähedaselt seda majandusmudelit, mida meie riik vajaks ja ka sellist, mis annaksid võimaluse näiteks sellele samale pisikesel Eestil olla majandusel nii õitsval järjel, kui on teised Euroopa
väikeriigid, kes on osanud läbi aegade oma majandust õigetel rööbastel hoida. Muidugi alati võib öelda, et see keskkond, kus me tulime, postsotsialistlik ühiskond, et kus praktiliselt ei olnud ju eraomandit, kus kõik see suur ühiskondlik rikkus tuli välja jagada teatud hulga inimeste vahel, nad pidid leidma kõik endale omanikud ja kuidas see omanike leidmine meil aset leidis, seda me mäletame, teame kõik, ma arvan, et nooremad inimesed ei kujuta ette, kusmoodi töötas nagu omal ajal erastamisagentuur ja kus strateegiliselt tähtsad ettevõtted, millel oli taga, ütleme niimoodi, et kolossaalne turg 1/6 kogu planeedi maismaa osas, kuidas me ise vabatahtlikult selle kõik ära hävitasime ja maha tõmbasime ja me hävitasime ära oma põllumajanduse, me hävitasime ära oma praktiliselt raske tööstuse, oma laevastiku. Meie ookeani laevastik Nõukogude Liidus oli täiesti suurelt arvestatav. Me tegime selle kõik peeneks, me vahetasime selle kõik peenraha vastu ja see, mida me täna siis naudime, on ju tegelikult see tagajärg. Sellepärast, et see imperialistlik või kapitalistlik või see majandussüsteem, kuhu me ennast sisse möllisime, see ju on põhimõtteliselt orienteeritud müügile, turu hõivamisele ja kogu see süsteem saab püsida ainult majanduskasvu näol. Ja kui me nüüd läksime praktiliselt palja tagumikuga sellesse või astusime sellesse majandussüsteemi, siis võime enda käest täna täiesti julgelt küsida, et kellele siis lõpuks seda Eestit vaja oli või kas meil oli vaja seda Euroopa Liitu või seda turgu või neil oli vaja rohkem meid. Mis sest, et me oleme pisikene turg, et mis sest, et me oleme olematu turg, aga kui me täna vaatame kas või seda kõige ehtsamat väliskaubanduse bilanssi, kuidas meie riik on läbi kõigi nende aastate majandanud, siis me näeme, et meie import ületab olulisel määral meie ekspordi. Ja see tähendab seda, et me elame kogu aeg mingisugustest almustest, kuidagi me elame võlgu, me ei ole oma majandust suutnud iialgi niimoodi tööle saada, et see võiks ära toita meie rahva ja hoida meie riiki püsti. Sellepärast, et vist avalikust haldusest vajab minevast summast mingi 20% isegi rohkem. Ma täpselt neid numbreid ei tea, ma korra sirvisin, saame ju toetust raha Euroopa Liidust. Me oleme tegelikult viinud ennast sellise süsteemi, kus me oleme sõna otseses mõttes ülalpeetavad ja me elame Euroopa Liidu armust, me oleme endal hävitanud ära meie oma rahandussüsteemi. Meil pole pangandussüsteemi, sest pangandus või rahandus on iga elusorganismi jaoks, mis on ka selles suhtes praegu riik, on täpselt nagu vereringe ja kujutage ette, kui nüüd näiteks, et meie kõikide veri või kuskilt käib aparaatist läbi ja iga kord, kui see ringi pealt võetakse sul mingisugused mõned milliliitrid verd vähemaks, siis ühel hetkel sa ei suuda toota seda verd nii palju, et sa püsti püsiksid ja see, kogu see elu lõpebki letargiliselt niimoodi üleüldises suures rahus. Nii et kui me räägime täna sellest majandusest, siis on täiesti selge, et üksikute lokaalsete mingisuguste abinõude projektide või programmidega ei ole võimalik muuta oluliselt, kardinaalselt seda elu või seda vaesust, sest et mis me siin ikka räägime, vaatame, majandus peegeldub just nimelt nii nimetatud kas või see statistika nii absoluutses kui suhtelises vaesuses sellest protsendist elanikkonda. Ja need protsendid Eesti riigis, kes peaks olema siis ikkagi töökas ja tubli ja arvestatav riik, need protsendid on ääretult muret tekitavad. Nii et kui me lähtume sellest majanduspoliitikast, siis me peame paratamatult arvestama, et ühel hetkel kõik, mis me oma Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis oleme deklareerinud, et vankumatus usus ja kindlas tahtes me peame säilitama seda riiki ja võime täiesti kindlad olla, et me lihtsalt sellega hävitame ära ja kõik selle hävituse aluseks on ideoloogilisele, võõrideoloogiale tuginev väärastunud majandusmudel Eesti riigi jaoks. Ma võin vahele segada, nagu arvuti keeles siis viirus on sees. Absoluutselt. Viirus on sees ja toimetab seal oma asju ja vaadake, kallid inimesed, kui te nüüd mäletate, eks kui me ostsime Nõukogude Liidust, saime iseseisvuks ja me siis saime Euroopa Liidu liikmeks, siis esimene asi, mis meile siis kaela väänati, olid suhkrutrahvid, nagu te mäletate. Ja oli küll, jah. Ja mille eest? Selle eest, et meil oli ressurssi, meil oli vahendeid ja meil ei tohtinud olla seda rahvuslikku rikkust suhkru näol, selle eest tuli meid hakata karistama. Juba see üks fakt, mis välja tuli, oleks pidanud
ajama terve rahva tagajalgadele püsti, ütlema, et ei, mitte mingil juhul me ei taha olla sellises hullumajas, kus need protsessid on sellised, et meid karistatakse selle eest, et meil midagi on. Ega meile ei öeldud, et me läheme hullumajja, meile öeldi, et me läheme 5 rikkama riigi hulka. Noh, ja üks suhkrutrahv tundus ju olevat väga hea hind sinna kõige rikkamate klubisse saamiseks. Me oleks hea meelega maksnud ka soola ja pipratrahvi, kui oleks küsitud. Vaata, see näitab, et väga paljud inimesed, isegi niinimetatud haritud inimesed ja juhtpoliitikud ei ole õppinud ühiskonnateadusi. Ja reaalselt ühiskonnateaduste õppimine, mis on objektiivne. Tähendab, ütleme niimoodi, et ka läänes on väga paljudel juhtult sama marksismi teooriad ja isegi ütleme, nõukogude majandusteadlaste teooriad, mis kirjeldavad väga täpselt seda olukorda läbi poliitökonoomia, sotspollök, kappollök, me oleme seda kõike kunagi omal ajal õppinud. No tundub, et väga paljud inimesed, kes oleks pidanud lausa seda endasse neelama, kes täna juhivad majandust, jätsid täiesti külma kõhuga või ei hoolinud sellest, sellepärast et tundus, et me elame sellises suures ja toredas riigis, kus nagu öeldakse, et traktor tõmbab teki peale ja naistad saada kirjutada ametiühingus avalduse. Et ühesõnaga seda moodi. Aga praegu me oleme ju ise viinud oma riigi sellisesse ja oma rahva sellisesse olukorda, kus me täna eksisteerime. Ma võin seletada, kuidas see käis ja refereerida omaaegse euroministri, lihtsalt mul tuli meelde, mul läheb meelest ära, väärikas allikas, eurominister Raid ise rääkis mulle, kuidas sattus või kuidas me läksime Euroopa Liitu. Meil olid, Eesti riik oli olemas, olid ministeeriumid ja ametnikud ja millegi pärast ministeeriumide ametnikud ronisid pükstest välja, et saada Euroopa Liitu. Nad tegid kõik, et saada Euroopa Liitu üksmeelselt, vääramatult, kindlas usus ja tahtes ja vabaduses ja võrdsuses ja kõiges selles. Ja mis pärast oli? Need 2000 inimest, nagu see liitumisleping, ükskõik mis tingimustel, minu klassivend Alar Streimann oli inglise filoloog, ta oskas inglise keelt, ta suutis läbirääkimisi pidada erinevalt vanadest kommunistest, sai korralduse kirjutada kõigele alla. Umbes nagu Päts. Kõigega nõus, allkiri Konstantin Päts, nii. Ja siis, kui see allkiri oli all, eksid need 2000 inimest sealt ministeeriumidest Brüsselisse ja mitte keskmise palga peale ega hea palga peale, vaid väga hea palga peale. Ja see on see mehhanism ja selle nimi on juriidilises keeles korruptsioon. Korruptsioon ja ära ostmine. Jah, sa ostad ära ülemise otsa, kes just need võtmepositsioonidel inimesed, sa ostad ära ja see on väga odav hind riigi eest. See on kodumaa reetmine. See on kodumaa reetmine, jah. Me siin räägime, kuidas ühiskondlikku sellisest, see protsess on siuke võõrkeelne sõna, ei taha seda öelda, aga asjade kulust, kuidas see on kõik olnud, aga see vaataja, kes meid nüüd vaatab, ütleb, aga mis meist saab, et toiduhinnad kogu aeg tõusevad, et millal nad langema hakkavad või millal see asi lõpeb, ta küsib, et mis minust saab ja mis mina peaksin tegema. Ma varastan siin enne saadet kuuldud Harri repliigi, vaata näitlejate hulgas on selline tüüp näitlejad, keda nimetatakse repliigivargaks, et eks ole, näitlejad on laval ja ühel on hea tekst ja teine mängib suvatüüpi ja siis see, kes mängib suvatüüpi, varastab sealt neid lahedaid repliike ära, käib neid ise välja, see rahvale meeldib, eks ole, kui ta ütleb midagi toredat, ma samamoodi siin võtan selle Harri mõtte, et tegelikult sõda on vaja, et me oleme ju teel hüperinflatsiooni poole ja mitte kunagi varem, ma sain niimoodi sellest jutust aru, ei ole leitud muud lahendust kui sõda. Aga võib-olla on Hitlerit vaja, et Saksamaa Weimari vabariigis lahendas Hitler ära selle hüperinflatsiooni. Päris me niimoodi ei saa seda nimetada. See oli natsionaalsotsialismi idee, mis kõlama jäi, et ühesõnaga oma riik ja oma rahvas on kõige tähtsamad ja nende julgeolek, turvalisus ja elukvaliteet tuleb kindlustada. Ja nagu oleme tähele pannud juba seda sama ideed, kui me nüüd niimoodi räägime, siis me saame või satume väga suurte rünnakute ohvriteks või sihtmärkideks. Sellepärast, et öeldakse, et see on populism, see on natsionalism. Aga vaata, kui me nüüd räägime natuke poliitikast ja veidikene laiemalt, siis erinevalt väga paljudest teistest riikidest Eesti on rahvusriik. Siin on oma populatsioon, oma natsioon, keda me nimetame eestlasteks, ükskõik millise laendsõnaga või võõrkeele sõnaga me seda nimetame, me ütleme seda eesti keeles on rahvuslased, see on rahvusriik,
kus Eesti rahva huvid peaksid olema kõige tähtsamad huvid. Ja kui Eesti rahval siin riigis elades on kõik hästi, siis ka need inimesed, kes ei ole rahvuselt eestlased, peaksid saama siin riigis elada ka suurepäraselt inimväärset elu. Vot see oleks nagu selline üleüldine kontseptsioon. Ja nüüd, kui me räägime erinevatest kultuurikeskkondadest, kui me räägime erinevast kultuurist, mida me siia sisse tahame, siis kordan veel kord, kui me tahame olla jälle kellegi moodi, kes on siis meie moodi, kui meie oleme sellel hetkel kellegi teise moodi. Vaat mitte midagi ei ole teha, kui me tahame ja austame oma esiisade kangelastegusid, et Eesti, see väikene maalapp, see sai Vene impeeriumist välja rebitud, siia sellest sai tehtud oma Eesti riik, mis on tegelikult maailma mastaabis ju küllaltki arvestatav, sest et kui palju on suuremaid, Eesti rahvusest oluliselt suuremaid rahvaid, kellel täna pole oma riik ja kellel ei ole võimaluski või ei ole tekkinudki sellist ajaloolist situatsiooni, et nemad saaksid kujundada oma riigi. Nad on võõras riigis, rahvusrühmitus ja kuigi neid on tunduvalt rohkem kui eestlasi. Eesti on fenomen, ma segan vahele. Eesti on kõige väiksem mandril asuv riik, kellel on omakeelne kaasaegne kultuur, mitte riigi suuruse, vaid Eesti rahva suuruse poolest. Et sellised väikest rahvast, kellel on kaasaegne kultuur mandril ei ole. On saartel asuvaid nagu Island, eks ole, kus on väiksem, on kaasaegne omakeelne kultuur ja on väiksemad, kes elavad kuskil džunglis, näiteks mõni hõim, kel on omakeelne kultuur, aga siuke pärimuskultuur või noh, ta ei ole, neil ei ole ajalehti, neil ei ole entsüklopeediaid, ei ole ütleme, sotsialistlikku kinnisideed kliimat muutma hakata või kuidagi sellist. Et noh, meil on see olemas. Et me oleme täiesti, me oleme natuke ka Peipsi järve ja siin on kuidagi nagu päris saar siiski ole, et me siiski oleme nagu mandril ja kuidagi suutnud mandril oma sellise väiksuse juures, palju neid eesti keele oskajaid on 800 000 või suurusjärk kuskil seal, on suutnud oma kultuuri üleval hoida. No on nagu on, aga kuidas nad ei suuda oma põllumajandust üleval hoida, kuidas nad ei suuda oma rahandust üleval hoida, kuidas nad ei suuda oma väärikust üleval hoida, et oma iseseisvust pidada oluliseks. Meie vaataja ju, tema on tavaline inimene, kõik hinnad tal tõusevad ja elektrihind ja tema küsib, et andke siis mingit nõu või mis mina pean tegema siis või kuidas ma pean selles olukorras siis olema, sest kui inimene saab pensioni või saab ta haiguspensioni või ta ei saa ju endale varsti toitu osta ja see toit läheb ju kogu aeg järjest kiiremini kallimaks. Mis ta siis peaks tegema, et kuidas ta kevadeni välja tuleb? Sa esitad selliseid küsimusi, millele... Isegi sina ei oska vastata. Ei, ma oskan vastata absoluutselt, aga need vastused ei meeldi inimestele. Ja kui sa seda räägid, nagu need asja lahendused on, siis paratamatult hakatakse siin sildistama või tõlgendama absoluutselt hoopis teiste vahenditega, sest inimesel ei ole kunagi tahtmist mõelda asjadest halvasti. Inimest on edasi viinud kogu aeg lootus, saad aru, usk, lootus, nimetame sinna ka veel armastuse juurde ja inimene loodab alati paremat. Ta kunagi ei usu, et midagi võiks minna halvemaks või midagi võiks minna hullemaks. Jah, ütleme niimoodi, et mõistusega võivad väga paljud sellest aru saada, kuid nende loomus ei taha seda tunnistada ega vastu võtta. Ja vaata, kui me nüüd vaatame ikka täiesti objektiivsed ja jätame kõrvale, isegi võib-olla sellise subjektiivse käsitluse, siis ütleme nüüd näiteks niimoodi, et mina ei näe ühtegi mõistlikku normaalset lahendust selles poliitilises olukorras, sest me elame selles globaalses maailmas. Me oleme otseselt väga tihedalt seotud kõiksugustest välisteguritest, välisprobleemidest. Nad mõjutavad meie riiki täna kardinaalselt, sest me ei ole osanud õigel ajal oma riigi siseselt enda julgeolekut ja turvalisust kindlustada. Ega julgeolek ei tähenda seda, et meil on paganama NATO siin mingisugune väeüksus sees, jumal hoidku. See on hoopis julgeoleku risk, aga mitte mingisugune turvalisus, kui asi läheb tegelikult ikkagi nugade peale. See on nagu üks variant. Ja ma tõesti ei oska näha, kuidas selline globaalne hullus võiks leida normaalse ja rahuliku lõpu. Kui ma vaatan praegu näiteks, alles mõni aeg tagasi, ma vaatasin, kuidas Hiinas toimus siis suur Hiina sõjatehnika mess näitus, kus siis hiinlased olid tulnud välja oma kõrgtehnoloogilise toodanguga. Tuleb välja, et neil on täpselt samasugused ülihelikiirusega raketid, neil on olemas tehisintellektid, neil on kõiksugused asjad, mida terve see riik täna palehigis toodab, valmistades ette suureks konfliktiks terves maailmas.
täpselt samamoodi me vaatame. Robotid, laserid, kvantarvutid. Täpselt, lennukeid hakatakse laskma laseritega, kosmosesse minnakse laseritega. Need asjad on kõik olemas ja kõik töötatakse palehigis. Terved struktuurid töötavad seda. Tekib küsimus, mille nimel? Selle nimel, et teha siin maailmas üks korralik restart ja jõujoonte ümberjagamiseks. Maailm, kes oli siiamaale kogu aeg Ameerika diktaadi ja võimu all, paratamatult on sealt kerkinud üles teised jõud, kes ütlevad, et nii see asi enam minna ei saa. Mitte keegi ei ole kunagi maailmas loobunud oma ülemvõimust vabatahtlikult. See on alati võetud üle või võetud ära, kas tohutu sõjaga või on see võetud siis ära läbi selle, et teine riik kukub ise kolinal kokku, nii nagu omal ajal ütleme, tsaari Venemaa kokku kukutati läbi esimese maailmasõja. Kas see meile meeldib või mitte? See suundumus on täna selline. Mida saab lokaalselt teha see meie inimene? Ma ei tea. Ma ei näe ühtegi positiivset võimalust, kust tuleks või kuidas võiks tulla õnn selle meie õuele. Me täna räägime, et rahu tuleb siis, kõik saab kõik korda, kui venelane võidetakse lahinguväljal, Venemaa ressurss võetakse üle, tehakse kirr-kärr, võetakse kõik venelasele ära, mis on, jagatakse kõigile laiali, maailm on õnnelik ja rahulik, kõik elavad edasi, suur diktaator puuakse Punasel väljakul üles näiteks, nii nagu nii mõnegi teise riigi juht üles on poodud ilma kohtute ja ilma millegita. See on tänane mentaliteet, mis valitseb väga suurel hulgal maailmast. Nii, mis siis meie siin tegema peaksime või? Ma ei tea. Seda ei oska mitte keegi öelda, mis juhtum hakkab või mis tegema. No, väike inimene võiks otsida üles teise Eesti inimese, kes on kartulikasvataja ja võiks taksid suure. Meil on hävitatud ära täna põllumajandus. Mine sõida mööda maad, vaata, kui vähesed inimesed täna maal tegelikult midagi kasvatavad. Väga üksikud, kes kasvatavad midagi. Omal ajal, kui meil tekkis kriisisituatsioon, kui olid sõjad, siis olid talud püsti, inimesed töötasid, igal pool olid põllud, tulid tallu, sa said vähemalt süüa, sa said peavarju. Täna ju sellist süsteemi ei ole, kui Selveris või kaubanduskeskusest süüa osta ei saa, kui elekter on 2 nädalat ära, me langeme sõna otseses mõttes ju praktiliselt kiviaega tagasi. Meil ei ole, me ei saa, kõik need tehnoloogilised lahendused, mis meil on, kukuvad automaatselt ära. Nii side, eks, täpselt samuti ka julgeoleku teemad. Seda ei ole võimalik taastada või hoida või säilitada. See on masendav, mis ma räägin, aga tegelikult see on tänane reaalsus. See on kutsutakse jätkusuutmatuseks lihtsalt. Jah, me olemegi jõudnud sinnani, kus me oleme täiesti jätkusuutmatud. See võib sulle meeldida või mitte. Kui me oleme Nõukogude Liidus, siis ju põhimõtteliselt Nõukogude Liit toetas Eesti rahvuskultuuri arengut. Ärge öelge, et see nii ei olnud. Teatud perioodil tuli venestamise protsess või venestamine sõna otseses mõttes, kui pidi saama meist kõigist üks Nõukogude rahvas. Aga vaadates seda, kui venelane meie Eesti kultuuri toetas, mis sest, et väga paljusid asju tsenseeriti, oli sellel taga riiklik rahastus. Vaidlete vastu või? Ei, aga ma ütlen, seal oli ka see asi, et Nõukogude võim pidi nagu näitama seda, et Nõukogude võimu tingimustes õitseng jätkub ja veel läheb paremaks, kui oli Eesti Vabariigi ajal. Et kui taheti teha Nõukogude ajal seda ENET, Eesti Nõukogude entsüklopeediat, taheti teha 4-köiteline, siis toodi Eesti-aegne 8-köiteline pandi lauale. Ja tuli teha 8-köiteline. Et selles mõttes nad ei saanud nagu lubada, nad pidid hoidma sellist nagu taset vähemasti või tegema midagi paremini. Ega seda ei olnudki nii raske teha. Ega see Eesti ajal see kultuurieluga lõpupoole ikkagi ju kiratses, raamatute trükiarvud olid kaunis väiksed ja absoluutselt nõus, sellepärast, et kogu majandussüsteem hakkas kokku vajuma. Aga eks see vaikiv ajastu võiks lihtsalt tegi mõnes suhtes oma töö, et see mõjutas ju kultuuri, inimeste suhtlust ja sellest, mis te räägite, eks see andis ju mingisugused, see pani ju mingid raamid
raamid sellest, mis räägiti, eks raamid diskursused, eks no see on küll võõrkülde sõna. Ma olen ka täiesti seda meelt, et näiteks, et kõikide nende nõukogude repressioonidega, mida siis korraldati Eesti haritlaste, kultuuri, ühiskonnaelu tegelaste suhtes, hävitati ära praktiliselt Eesti helgemad, ettevõtlikumad ja targemad pead ja järgi. Aga me kaldume teemalt tõsiselt kõrvale. See kõik peegeldub selles majanduses, mida me täna elame. Me kirjeldame seda keskkonda, kuhu me täna oleme sattunud ja miks me sinna oleme sattunud. Vaata, igat küsimus, kus sa tahad hakata lahkama, sa pead kõigepealt tegema ise endale selgeks, kus ta tuleb, mis on need põhjused, eks, mis on olukord, mis on tagajärg ja millised on nende omavahelised seosed. Vaat need on asjad, mis tuleb ise endale rahulikult südamega selgeks teha. Tähendab, üks asi, mis ma tahan mis on nagu teaduslik fakt, on see, et kogu planeedil ja Eestis samamoodi intelligentsuskoefitsient kukub. Inimesed ei ole enam nii intelligentsed, nagu see tõusis kuni 50-ndateni. Kuskil, ütleme, keskmine oli planeedil siis kuskil 92 ja siis on ta tänast täpselt ei tea, ilmselt on veel kukkunud, aga ta kuskil umbes 10 aastat tagasi oli näiteks 84. Nüüd on ta siis veel allapoole kukkunud. Aga ma tahan siit teha ühe järelduse. See on fakt, see lihtsalt kukub. Mis põhjus on see toitumine, on need mingid harjumused, internetis surfamine või lihtsalt üldine debiilsus. Vahet ei ole. Miks ta sealt kukkuma hakkas? Nii. Televiisor ilmus. Jah, võib-olla küll. Ja siis tuli internet ilmselt kukub. Siis tegi teise jõnksu alapule. Aga ma tahan jutuga jõuda välja sinna, et kui me oleme elanud kultuurikeskkonnas ja see kultuur on disainitud 92-le IQ-le ja praegu me oleme näiteks 82 peal, siis lihtsalt meie ajud ei suuda seda kultuuritarkvara enam jooksutada. Vaata, kui sul on vana arvuti ja siis uus Windows ei hakka tööle lihtsalt. Praegu on nii, et meie uued arvutid on läinud viletsamaks ja meie vana kultuur, meie vana Windows ei tööta enam nende uute peade peal. Need on lihtsalt liiga väikesed ja hädised. Ja see ongi tulemus, et kuna üldine toimub mandumine, siis mandub kõik, mitte ainult kultuur ega poliitika, mandub ka majandus ja läheb tervis alla ja kõik sinna juurde. See totrus, mis praegu ikkagi on ajakirjanduses, ütleme, kes raamatuid ikka loeb, aga lehti on ju, või raadiot on kuulanud, telekat, see on dementne. Ja sellel on põhjus. Inimesed on muutunud ebaintelligentsemaks ja mina, kui endise aja inimene, kelle aju oli veidi suurem kui nendel tänapäevast, ma tunnen ennast ebamugavalt. See on arusaamatult nõme, mis toimub ja ma arvan, et see on ka põhjus. Lolliks on läinud need tüübid ja nad on olemas ju täiesti meditsiiniline termin nutidementsus. See ei ole kaasasündinud selle termini nimi on digitaaldementsus. Ükskõik, eesti keeles on võib ju tõlkida nutidementsus. Digitaaldementsus on see. Ja see on olemas. Pidevast televiisori ekraani sisse vahtimisest. See on tõestatud, ma ei tea, mitmekümnete uurimist. See on üks põhjus kindlasti, miks asjad lähevad halvasti. Loll inimene ei saa ju väga hästi teha asja. No aga mis me selle inimesele ütleme, et miks meil on elektri hind kõrge? Sellepärast, et meie riik võtab sõjas on maksu selle pealt. Vaata see, mis praegu nüüd rääkisin, see on jumalast õige. Sellest räägiti juba nõukogude ajal, sest nõukogude ajal üks väga tore anekdoot ja lugu, et kui ühesõnaga Miilits, kes oli siis tollel ajal nagu meie politsei eelkäija, kui see ta läks viidi lahkamisele, juhuslikult oskas ta siit elust ära minna, läks lahkamisele, võeti ta pea lahti ja tead, seal peas oli, aju oli täiesti ilma ühegi kurruta täitsa sile, ainult üks rant oli seal ajul peas ja siis hakati uurima, et kuidas see üks rant ja niimoodi imelikult on ja siis tuli välja, et see oli furaška rant, mis tal müts peas oli. Üks ajukäär, mis oli, mille müts oli tekitanud. Me oleme jõudnud sisuliselt analoogilisse olukorda, kus inimeste intelligentsus hakkab oluliselt vähenema, sellepärast, et kui vanasti pidi inimene mõtlema ja et ta midagi saada tahtis, pidi endast väga palju välja andma, siis täna tuleb see läbi interneti, läbi televiisori, läbi kõikide asjadega, läbi YouTube'i tuleb sulle koju kätte ja sa oled muutunud totaalseks tarbijaks. Ja see, kes on muutunud heaolu ühiskonnas tarbijaks, see ei saagi mitte kunagi arendada oma võimeid või oma vaimsust sellisele tasemele, et ta oleks võib-olla, mõtleks ise, sest tal on kõik ette ära nämmutatud. Kui sul läheb auto, ref läheb katki, siis sa YouTube'ist võtad kätte ja vaatad, kuidas seda refi vaetatakse, siis omal ei ole sul oskusi, teadmisega suutlikkus seda vaetada. Kõige elementaarsemad asjad. Mulle ei meelde, kui sa nüüd räägid majandusest, me läksime natukene kõrvale, kuidas üks ameeriklane kirjutas meie ajalehte, et kuulge Eesti inimesed, ärge meid päris maha mõnitage, et me saan aru, et ma ei oska lambipirni vahetada, aga ma olen muidu tubli ja tore inimene. Väga õige. Me ei vaidle ju sellele vastu. Ja see, et meie majandus mandub samamoodi
see on otsene peegeldus sellest, mida meie inimesed on suutelised mõtlema, tegema, arvestama, aru saama, sellepärast, et mõtlemine on kõige raskem töö ja mõelda ei viitsi peaaegu mitte keegi kunagi. No praegu satun natuke libedale teele, ma nägin kellegi sõber soovitas vaadata ühe Oleg Nossõbini, ma ei tea, kas see nimi ütleb kellegi, Oleg Nossõbini, mingisugune YouTuber, kes tundub olevat haritud inimene ja tegi kokkuvõtte vist ülikoolide, Ameerika ülikoolide seal intelligentsusuuringutest ja joonistas palju neid graafikuid nagu välja. Et kahjuks ma ei oska öelda, mis see uuringud oli, aga seal oli oma loogika, et ühiskonna säilitamiseks on vaja umbes, ütleme, jämedas joones 90-100 nagu IQ, siis ühiskond nagu püsib või see tsivilisatsioon püsib, et seda arendada oleks vaja juba, et seal oleks ikkagi märgatavalt neid, kel on seal 120, 100 niimoodi kuskil seal neid, saab edasi arendada. Et uut tsivilisatsiooni luua, oleks vaja üle 130 juba, selliseid tegelasi ühiskonnas mingi arv. Ja üldiselt, kui on nagu allapoole, kuskil seal 80 ja sealt nagu allapoole, et siis see ühiskond juba nagu lagunemise, et seda ühiskond enam ei saa koos hoida, et see laguneb. Et selles mõttes mulle tundub, et me oleme juba lähedal sellele, kus meie IQ on selline, et ühiskond hakkab lagunema, et sellega tsivilisatsiooni enam üleval ei pea. Et see oli huvitav hüpotees ja vaadates seda, mis ümberringi nagu toimub, mulle tundub, et see... Võigi olevat. Jah, et see võib-olla need ülikoolid seal kõik ei olegi täiesti mandunud. No siia kuulajatele selgituseks öelda, et ilmselt sa pidasid silmas keskmist IQ-d, vaata, ühe inimesel on tema IQ, aga kui kõikide inimeste IQ-d kokku liita ja jagada arvuga, siis saame aritmeetilise keskmise IQ ja see ongi see, mis seal statistikas, mis seal langeb, see ongi see keskmine IQ. Massi statistik väidab seda, et massi IQ on võrdne kõige madalama massi liikme IQ-ga. No see on see massi käitumise. Riik ongi mass, rahvas ongi mass. Ei, see on see nagu... Ta ei arvestanud nagu keskmist, ta võttis need Gaussi graafiku nagu need umbes keskmised osad, aga ta arvestas ka seda targemat osa, et see edasi arendamiseks kõik ei pea olema seal ülemises otsas, aga see ülemine ots... Ja keskmine on langenud ja siis ega sellega koos langevad muud asjad ka. Aga keskmine on langenud jah, et umbes 10% võiks öelda meid jämedas joones ja see on ikkagi... muide rämpstoidu söömisega, kui et lapsed söövad rämpstoitu, kiirtoitu, siis langeb ka 10%. Aga... ilmselt sealt ei saa piisavalt... Et need on nii palju neid faktoreid, mis... Piisavalt toitaineid, mineraale ega vitamiine ega ensiime. Ja vaata tegelikult, mis me räägime majandusest? Me ütleme majandusest ju kuuleme kogu aeg sellist juttu, et säästke, hoidke kokku ja säästke, mõnes mõttes loomulikult, üks asi on priiskamine. Ja ütleme veel niimoodi, et ega koonerdamine ei ole kunagi kokkuhoid. Kui me hakkame koonerdama eluliselt tähtsate nagu vajalike asjadega, siis me ei suudagi ühiskonda arendada, sellepärast, et paratamatult me vajame täiendavat ressurssi, nii energeetilist kui ka vaimset potentsiaali, et ühiskonnaga edasi minna. Kui tõesti me peame hakkama kokku hoidma, mis on ju mis on võrdväärne koonerdamisega, siis ei olegi mõistlik või võimalik midagi paremat saavutada või kuhugi paremale välja jõuda. Aga küsid väga ilusasti, mida me peame ütlema nüüd sellele meie saate vaatajale, eks ju, kes tõesti tunnetab, et elektri hind läheb kalliks ja elu läheb järjest kallimaks ja ta ei tule enam otsaga välja. Et mis oleks siis need nagu lahendused? Igasugused naljahambad on teinud palju nalja ja katsume ka kuidagi läbi huumori seda küsimust lahendada, sest meil ausõna ei ole neid praktilisi lahendusi, mis siis siin riigis aitaksid või teeksid, sest kõik on sellised nagu hüpoteetilist laadi. Eesti ajal ka öeldi, et kuidas sa tahad, et su kamassid 2 korda kauem vastu peaksid. Saada 2 krooni ja siis saadame selle vastuse. Üks inimene võttis kätte, saatis vastuse, sai kirja, kus oli kirjas, et astu poole pikemad sammud. Täpselt umbes samasugused soovitused on meie valitsuse või poliitikute liikmele Eesti rahvale, et ühesõnaga astu poole pikemad sammud, kingad peavad kauem vastu, koo endale otsi välja kuskilt kirstust mingisugused lõngakerad, koo endale kampsulid selga, istu ja värise. Ja siis me oleme uhked veel, et näed, meie ministeeriumis on nii mitu kraadi ja me tunneme ennast suurepäraselt hästi. Tähendab, see on ju oma olemuselt, on ju kõik vale. Me ise omame riigis ressurssi. Üks lahendus ei oleski see, et see meie juhi, kes meid juhivad, et tuleks välja vahetada. Mine vaheta nad Euroopa Liidust välja ja astu Euroopa Liidust. 80% üle selle tuleb kõik
Euroopa Liidust käsulauad tulevad sealt alla, meie Riigikogu on praktiliselt, ütleme, kummitempel, kus võetakse, aktsepteeritakse neid direktiive, mis ülevalt tuleb ja meie seadused kohandatakse vastavusse nende direktiividega. Ja mis su tarkusest kasu on, kui kõik, sa pead tegema ettekirjutuste järgi. Täpselt. No siis sa tahadki loll olla, et sul ei ole vaja. Lollil on seda tööd lihtsam teha, ta ei saa aru, milline jõledus see on, mida sa seal üldse korraldab. Milleks ta peaks siis pingutama, milleks ta peaks siis midagi lugema, milleks ta peaks siis õppima. Käsu täitmiseks ei peagi midagi õppima. No täpselt nii, nagu sa ütled. Tal ei ole enam huvigi ennast vaimselt arendada ju, tal ei ole huvigi ennast vaimselt arendada. See ei ole vajalik, see lihtsalt ei ole vajalik. See on täpselt sama nagu Nõukogude Liidu ajal võõrkeelte õppimisega. Riigist sind välja ei lastud, minna sul kuskile. Keegi ei osa kuskilt ühtegi võõrkeelt. Polngi vaja osata. Me oleme jõudnud täpselt samasse seisu, täna ei olegi sul tarkust vaja, sellepärast et keegi ütleb sulle kogu aeg ette, kuidas sa sööma pead, millised on sinu elustandardid, kõik see sulle kirjutatakse ette. Kogu meie, tahad hakata oma majandust või firmat arendama, lähed Tillatööle panka, näiteks Swedbanka, see Swedbank ei kuulu ju meile riigi rahvale, võõra riigi otsustajad otsustavad, mida sina siin riigis teha võid, kas nad annavad sulle selle jaoks raha või nad ei anna sulle selle jaoks raha. Kelle raha sa pesed ja kelle raha sa ei pese. Absoluutselt. Eestis ei olegi lihtsalt oma pank enam. Esimese iseseisvuse ajal oli Eestis riigipank. Siis oli veel riiklik maapank ja siis oli Pikalaenupank. Siis kõik tegelesid Eesti majanduse arendamise. Nüüd ühtegi ei ole. Nüüd on Swedbank ja see ütled, on Rootsi oma. Kui sa küsid, mida see inimene tegema peaks, siis meil ei ole täna selliseid vastuseid. Need vastused on niivõrd fundamentaalsed ja kapitaalsed, mis tegelikult muudaksid olukorda, millest nii öeldakse, et te olete siin kõige hullemad natsid ja fašistid ja ma ei tea, keda meid siis sildistatakse, kui me selliste ideedega välja tuleme. Aga me peame tulema. Aga need ideed on põhiseaduses kirjas. Jaa, aga me ei täida neid. See sama, nii nagu me ütleme, see sama ühiskondlik moraal, kas me oleme niivõrd moraalsed inimesed, et me ei riku seadust ja hakkame täitma põhiseadust. Lähtume sellest, nendest samast preambulist välja toodud punktidest, seisukohtadest, põhimõtetest. Me teeme seda või? Ei tee. Miks? Tekib küsimus. Kelle huvides me seda ei tee? Kes tahab, et me seda ei tee? Miks me seda ei tee? Võõrvõimude ja nende kohalike sabarakkude äraandjate huvides. Täpselt. See on võõrideoloogia, mida meile iga päev kultiveeritakse kui ainuõiget maailmapilti ja käsitlust. Kui me sellest lahti ei saa rahvana, riigina, ei juhtu mitte kunagi. Seesama elektrihind tõuseb ja nii nagu ma ütlesin, ainukene lahendus, restart ühiskonnas ongi see, kus tõmmatakse kõik maha. Kes ellu jääb, kes ei jää, hakatakse otsast peale ehitama, see tsükkel hakkab uuesti kerima, kui ühel ajahetkel jõuab ta selle majandusmudeliga täpselt sellise olukorda, kus me täna oleme. Meie seda ei pruugi näha, aga meie lapsed ja lapselapsed võivad seda näha ja vaata seda tulevikku mina oma lastele ei taha, sest ma armastan neid liiga palju. Aga mis me teha saame? Mitte midagi, istume siin, 3 vanameest jutustame, seletame, räägime, me saame asjadest aru, aga edasi. Kui sa seda raisti rahvale räägid, siis viiakse jututeema absoluutselt teise rõhuasetusega, teise punkti, teise kohta. Maailma lõpp tuleb, kliima soojeneb, söös sitikat. Täpselt, me teeme sulle prusaka praadi. Vot, siis oled sa õige inimene, sa oled õige eestlane. Külmeta. Ja. Siis ei tule maailma lõpp kohe. Mis sest, et su kondid valutama hakkavad, keda see huvitab? Muidu ju sured, mis valutavate kontidega elada on ju ikkagi parem. Piin tegelikult. Parem olgus. No ütleme siis ausalt ära, et need ideed tulevad nende välismaiste peremeeste käest, kellel nad nagu siis, kelle käske nad täidavad, need siis räägivad need jutupunktidki edasi, mida need peremehed neile on ette räägivad inimestele edasi. Inimesed hoiavad pead kinni, kui need kuulevad. Aga ei hoiagi pead kinni, paljud usuvad. Paljud täiesti kindlalt usuvad. Ja, et see ongi õnn. See ongi õnn, mis õuele tuleb. Sellepärast ei ole midagi hullemat, kui keegi ütleb kõrvalt, näed, arenenud maailm käitub ka niimoodi, nemad teevad niimoodi ja kuidas meie siis teistmoodi teeme, ka meie ei saa ju teistmoodi olla, sest nemad on ju arenenud maailmas, nende kultuur on palju vanem kui meie oma, nemad on ju seda kõik alati niimoodi teinud ja nad on elanud. Kas Rootsi on arenenud maailm? Rootsi või? Lihtsalt konkreetne riik, kas Rootsis on palju toredaid asju, mida me saame kasutada, näiteks metsalõikamiseks mootorsaed ja igasugused tehnikad ja on väga hästi arenenud, ei saa öelda. Kindlasti midagi on veel seal.
no lõpetuseks üks väike näide, et nagu kui ma ei tea, kui arenenud Rootsi, aga Šveits on ilmselt loetakse arenenud riigiks siis. Ja siis seal on ühesõnaga vist 20 kantonid ja 6,5 kantonid, eks. No miks need pool kantonid, see on teine teema. Siis seal on Aargau kanton on, eks. Ja Aargau kantonis on keskus, on neil peal on Aarau. Ja Aaraus on siis demokraatia uurimise instituut. Ja siis see uurib seda Šveitsi demokraatiat. Nii, ja ütleme labaselt, et ta on siis nagu rittamand kõik need rahvaalgatused, mis on seal 26 kantonis tehtud, eks. Nende rahvaalgatuste arv, mis inimesed on ise teinud seaduste ja ühiskonna muutmiseks. Ja nende kantonite sisemajandusprodukteks. Ja see on otseses sõltuvuses. Et mida vähem rahvaalgatusi, mida rohkem rahvaalgatusi, seda rikkam on kanton. See tähendab inimeste vaimne ja siis ühiskondlik tegevus otseselt, nagu me siin täna rääkisime, kanaliseerub kõrgemas sisemajandusproduktis ja jõukuses. Kas ma tohin nüüd sulle midagi selle kohta veel öelda? No, ütle. Šveits on väga tore. Rahvahääletused on seal täiesti tavalised asjad ja väga palju asju korraldataksegi rahvahääletustega, kuid mitte kunagi ei panda rahvahääletusele oma riiklikku staatust, oma iseseisvust, oma riigi kaitset ja kõiki selliseid asju. Kas me kaitseme mitte? Need on ilma igasuguse hääletuseta kõige kõrgem prioriteet selles riigis. Ja vaata, meil peaks olema tegelikult ka samamoodi, aga meie lörrime seda täpselt nii, nagu me ise oskame või kuidas meie poliitikud tahavad. Nii lihtne see asi ongi. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, lõpetame siis 13. saate ja meil siin läks tõsiseks aruteluks majanduse teema juures hoopis inimeste vaimsest võimekusest, aga need on nagu omavahel seotud ja midagi ei ole teha. Aga suur tänu Harri ja suur tänu Sven ja suur tänu teile kõigile, kes jaksasid meid vaadata. Aitäh!